Sosistaks sulle tuhandeid sõnu, kuid neid sõnu ei ole veel loodud. Ma kirjeldaks tõeliselt tunnete võlu ja armastust, mis oled toonud. Ma kirjeldaks... No nii, kallid sõbrad, armas perekond, südamest teile tere tulemast. Meie tänased peakangelased on meie ees. Kui teil on toolid, palun võtke istet. Kui ei ole, jääge veel hetkeks seisma. Ja kõigil, kelle vaja sügavalt sisse hingata, võivad seda praegu teha. See käib Janeli sinu kohta. Eelkõige ja kõigil teistele ka. Pulmapäev on kätte jõudnud. Ja siin te seisate meie ees käsi käes. See teekond siia Kaiu põhikoolist on omaette pikk olnud. Ma saan aru, et kihlumine oli ka juba mõnda aega tagasi. Eks sa ole seda päeva oodanud, Janeli. 2016 aasta kihlapäevast siiani, nagu öeldakse, jallega siis pulmad jänest pole, et eest ära jooksevad muidugi. Aga täna on päike taevast ja kõige lähedasemad inimesed kogunenud. Õige pea algab pulmavidu ja selle aluseks on üks otsus, üks küsimus, mis õige pea varsti kõlab ja sellele vastusest sõltub see, kas algab uus perekond, kas perekonna nimi muutub, kas pidu tuleb. Kõik need asjad kohe õige pea. Saan teile midagi teele kaasa öelda ja nagu sa, Janeli, ma arvan, ka äsja kogesid, sa iial tegelikult ei tea, mis tundega sa siia ette jõuad. Ja kindlasti käivad tuhanded mõtted peast läbi ja emotsioonid ja ega me ette ei kujuta, mida te praegu siin ees seistes tunnete. Ja tänasel päeval väga palju meelde ei jää sellest, mis toimus on. See on üks virvarr kõigest. Ja mõtlesin, ma jätangi täna teid saatma vaid ühe sõna. Ja see on nii lihtne sõna, et see jääb meelde küll. Mis sõna see on, selle juurde kohe tulen, sest see on üks liitsõna. Ja eesti keeles on päris palju toredaid liitsõnu, kus sa liidadki sõnad kokku ja neil tekib uus tähendus. No näiteks mootorratas on ju, vaata, päris äge sõna ja palju emotsioone seostub sellega. Või kinnisvaramaakler, no näiteks see on lausa 3 sõna kokku pandud, on ju. Ja tegelikult on veel abielu või abikaasa. Need on ühed liitsõnad ja mõnes mõttes tänase päeva olemus. Aga ma jätaks teid saatmas sõna, mis võib-olla pealt vaadates ei tundugi nagu liitsõna olevat, sest ma olen harjunud seda võtma ühe mõistena ja selleks on armastus. Ja seda me täna tähistame. See on see, miks teie siin seisate. Et te olete otsustanud minna edasi. Sest teid armastus on kokku toonud ja läbi kõige te olete siia välja jõudnud. Te tahate edasi minna tähistades seda, mis on olnud, aga vaadates selle peale, mis on ees. Armastus. Kust otsast see liitsõna on? Nagu kui me mõtleme järgi, siis tegelikult seal on 2 sõna. Seal on arm ja astus. Arm, mis astub tegelikult, ma arvan, ongi armastuse sisu. Ja kui vaadata armu, mis asi see arm on? No, paar aastat tagasi oli laulupidu, mille pealkirjaks oli Minu arm. Ja me rääkisime, siis oligi see nagu Eestimaa kohta öeldud. Minu arm, sa ütled kellegile või millegi kohta, mida sa tõeliselt armastad. Kes on sulle kallis. Natuke arhailine on, aga täna tegelikult siin käsi käes seistes see on üks pilt, et sa hoiadki oma kallimal käes kinni praegu. Sa oled leidnud selle, kelle kohta sa tahad öelda, et tead sa, sina oled minu arm. Sa oled mu kuninganna, kuningas. Mulle meeldis, kuidas sa, Janeli, ütlesid, et tead sa, siiani, kui jall sisse astub ruumi, mul jooksevad külmavärinad üle keha. Milline mees, kui seksikas. Ma ainult noogutasin kaasa ja mõtlesin tõesti, jah. Mulle ei jookse küll külmavärinad, aga ma olin nõus sinuga. Aga sa ütled kellegi kohta minu arm. Ja sellepärast sa armastad, sa oled näinud temast seda ilu ja tugevust ja täna sa teisiti ei saa, kui sa ütled, näed, sa oled selle minu jaoks kõige kallim. Veidra elus on palju häid asju ja toredaid asju, tööd ja hobid ja lapsed aga lõpuks kõik lähevad mingid oma teed. Ja täna sa ütled abielu astudes, tead sa, ma tahan seni, kuni mind on sinu käest kinni hoida ja öelda sulle, sina oled minu arm. Aga arm ei tähenda ainult armastuses, ma arvan seda, kelle kohta sa ütled kõige kallim. Arm tähendab eesti keeles ka midagi, mis viitab haiget saamisele. Haavale, mis on paranenud ja mingi märk on jäänud.
ja te olete nii kaua koos, nüüd 15 aastat koos käinud seda teed, et te teate tegelikult, et tuleb koos läbi minna ka rasketest aegadest. Ka nendest aegadest, kus sa mõtled, okei, kuidas me edasi läheme, kas me edasi läheme, kuidas ma armastan, kuidas ma andestan. Ja tegelikult elus ongi vaja ruumi nii ilule kui valule ja ma olen vaadanud tihti 21. sajandil, eriti kuna me sotsiaalmeedia nagu põlvkonnaks muutnud, et kõik peab nagu olema super hästi alati. Ja siis, kui asjad lähevad elus valesti ja lähed valuga silmitse seisma, siis su maailmapilt kukub kokku. See pole ruumi selle jaoks. Aga päris elu, see, mis algab homme jälle, kui on argipäev ja siis need hetked sa hoiad käes kinni kellega koos ka läbi rasket aega minna. See on nii äge, et see on täna otsus teil siin olla. Teadlik valik. Vaatamata heale ja halvale, millest te olete pidanud koos läbi minema. Ja kolmas asi, kus ma olen vaadanud, me ütleme arm eesti keeles, oma sõna olemuselt arm tähendab, kui sa saad midagi, mis sa pole välja teeninud. Armu andma. Me pole seda väärt. Ja meile kingitakse see. Ja ma olen näinud suhteid päris palju lähedalt. Mul on 2 päeva pärast endal pulma aastapäev ja ma ei ole näinud ühtegi abielu, mis oleks õnnelik, kui seal pole ruumi andestusele ja sellele, mida me kutsume armuks. Et kui sa mõnikord kingidki teisele seda, mida ta väärt ei ole. Ja see loob kuidagi sellised tunde, et ma ei pea nagu armastust välja teenima, vaid ma saan olla see, kes ma olen. Ja ma tean, ma olen alati koju oodatud, sellisena nagu ma olen. Minu arm, nii heas kui halvas kui andestuses, see on esimene osa armastusest. Ilma selleta ei ole olemas armastust. Aga teine osa armastusest on see astumine. Et seal ei ole lihtsalt see emotsioon ja selle kuidagi selline, millel kätte mingi pehmed väärtused, vaid astumine on midagi väga praktilist ja reaalset. Ja armastus on ka midagi väga praktilist ja reaalset. Mida see astumine siis võiks teha armastuses? Ma arvan, 3 suunast tuleb astuda üheskoos. Üks suund, kus tuleb astuda edasi, on nagu edasi. Te olete koos suureks kasvanud tegelikult. Te olete koos liikunud eesmärkide poole, järjest need saavutanud. On pere, on kodu, kuhu te edasi liigutud, kas ühel hetkel tõesti see maakodu ja enam tööd ei pea tegema, saadki finantsvabadust nautida, ainult motikaga ringi sõita või ma ei tea, mis ees ootab, need on teie sihid, kuhu poole te saate astuda ja mitte ei peagi üksinda astuma vaid teineteisest nagu käest kinni hoides ja toetudest üksteise tugevustele. See on see edasi astumine. Samade väärtushinnangute, samade eesmärkide, samade unistuste suunas. Aga armastuses ei ole ainult edasiastumine. Sest see on nagu igas meeskonnas olemas. Igas ettevõttes, kui sa töötad kaaslastega koos näiteks, sa liigud mingis suunas. Armastus rohkem. Armastuses on ka üksteisele lähemale astumine. Pidevalt. Suhte alguses tuleb see kuidagi iseenesest, et sa tahad teisele nii lähedal olla kui võimalik. Aga kui sa oled koos olnud aastaid ja aastakümneid, siis ma oleme aru saanud vähemalt oma elu näitel, et see peab olema teadlik valik, et ma tahan oma kaasale ikka järjest lähemal astuda. Sest ajas nagu distants 2 inimese vahel kipub kasvama, mitte vähenema. Kui sa hakkad, näiteks ma tulin täna Tartust praegu ja kui Tartust hakata põhja poole liikuma, siis sa võid valida kas Jõgeva maante või siis hoopis ütleme selle Jõhvi maante. Nad hakkad liikuma ja 2 tunni pärast on su vahemaa nagu mingi 100 kilomeetrit. Samas suunas hakkasid liikuma, aga distants kasvas. Kui üks asi, mis ma saaks teid saatma jätta, on see, et kui te siit lähete tänasest päevast, siis jäägu see teineteisele lähemale astumise suund teie armastuses püsima. Aitäh, Janeli, et sa nii kuulekas oled. Aga see võib olla täpselt teielik ja teie nägu, kas ongi diivani peal lihtsalt kaisus olemine ja teleka vaatamine või mõnikord lihtsalt kuskil lapsed jätate sinna, kus see ja teine ja lähetegi 2 ja leiate mingid omad väiksed viisid, kuidas armastada teist just nii, nagu tema sellest aru saab. Et armastuses on edasiastumine, teineteisele lähemale astumine, aga ma olen vaadanud, et armastuses on veel üks astumine. Ja see on teineteisest mõnikord ka eemale astumine. Vabaduse kinkimine, hingamisruumi kinkimine. Armastuses ei kao kunagi üks inimene selle suhte sisse ära, vaid mõlemad jäävad täiesti selleks, kes nad on. Mõnikord tuleb rohkem lähemale astuda ja mõnikord tuleb ruumi anda. Ma olen nüüd 2 aastat järjest tomateid kasvatanud või nii öelda, mis ma nüüd kasvatanud olen istutanud tomateid. Ja ma olen linnapoiss ja ega mul mingit kogemust ei ole. Eelmine aasta esimest korda tegin seda, mul olid istutuskastid ehitasin ja
ja ma lugesin ChatGPT-st, et kui palju ruumi on vaja anda tomatitaimedel. Tuli välja 40 sentimeetrit. Ma tegin seda, andsin 40 sentimeetrit tomatitaimedele ruumi ja sügisel need kandsid vilja. Ja tõesti mõnusad tomatid ja mõtlesin, ma teen see aasta samamoodi. Aga kuidagi, kui ma istutasin, mul oli nagu taimi ka rohkem ja ma hakkasin vaatama, et aga miks ma 40 sentimeetrit neile vahet ikka ruumi jätan. Tegelikult, et siia mahuks mitte 2 taime, vaid ma saaks panna 4 taime selle väikse kasti peale. Ja vaata, saad ju palju rohkem tomateid. Ja ma tegin see aasta, kuigi ma teadsin, kuidas peaks tegema. Aga ma tegin teadliku valiku ja ma istutasin need palju tihedamalt. Ja täna hommikul ma käisin seal kasvuhoones ja tõmbasin järjest mingit tomatitaimi välja, sest nad olid läinud nagu džungliks, nad olid puseriti kasvanud. Ma vaatasin, sealt vist ei tule ühtegi tomatit mul see aasta. Ma ei tea, kas enam tuleb üldsegi tomatit. Ma läksin nagu efektiivsuse peale välja ja ma saavutasin tulemuseks ümmarguse 0, ma kardan. Ja nüüd ma mõtlema see, et kui tomat vajab ruumi, kui palju vajab armastuses ja abielus inimene ruumi, kui palju see sõltub inimesest, aga see oskus ja usaldus ja julgus kinkida seda teineteisele, ka see on osa suhtest ja armastusest, edasiastumisest ja lähemale astumisest. Arm, mis astub, see ongi armastus. Te olete nii paljust koos läbi läinud, aga nii palju on veel ees. Ja kõige ägedamad asjad, mille poole liikuda, on alles ees. See on teie valik, kuhu liikuda, kuidas. Aga jäägu ühel päeval, kui te tagasi vaatate, mõtlete kas või tänasele pulmapäevale, selle kuumale päiksele ja nendele inimestele, kes siin praegu on, saaksite öelda, et tead sa, ma olen vanaks saanud vahepeal. Aga see armastus on jäänud. Nii nagu kunagi hästi ammu, kui me kokku saime, nagu sel päeval, kui ma ütlesin sulle jah pulmapäeval, nii ka täna. Nädaks teid saatma sõnad, mis on saatnud ja helisenud inimeste kõrvades läbi sajandite ja need on kirja pandud apostel Pauluse poolt. Ja tema kirjeldab seda armastust nüüd, seda armu, mis astub väga praktiliselt, väga sellisel viisil me suudame sellega samastuda ja samas on see midagi, mille poole püüelda. Ja jäägu need sõnad, mida me teame armastuse ülemlauluna, otse kui lipukirjaks teie perekonna ja teie kodu ja teie abielu üle. Olgu teie armastus täpselt selline. Ja ta ütleb, armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu. Armastus ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Talle ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Armastus lepib kõigega. Ta usub kõike. Ta loodab kõike. Ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Aga minu sõnad peavad hääbuma selleks, et teie sõnad saaksid kõlada. Ja nüüd me jõuame, kallis perekond ja kallid sõbrad, selle hetkeni, kus ma küsin teilt mõlemalt vaid ühe küsimuse, Janeli ja Jai. Ja sellest vastusest sõltub, kas me lähme kohe autodesse või juhtub see ikka õige mitme tunni pärast. Oled sa valmis, Jall? Ja. Väga hea. See ja veel küll ei lugenud selle päris jaana, aga arvestada natuke ikkagi läheb. Aga see küsimus, mis kõlab nüüd kõigi nende tunnistajate juuresolekul sulle, on järgmine. Kas sa soovid võtta oma valitud pruudi Janeli oma abikaasaks ja teda murdumatu truudusega armastada ja austada, teda toetada ja tema eest hoolitseda nii headel kui halbadel päevadel, nii tervises kui haiguses ja temaga kõike jagada oma elu lõpuni. Kui see on sinu tõeline nõu ja tahtmine, siis ütle jah. Jah. Viimane sõna sinul, Janeli. Aga küsimus on sama kõigi nende tunnistajate juuresolekul sulle. Kas sa tahad võtta oma valitud peigmehe Jalli oma abikaasaks ja teda murdumatu truudusega armastada ja austada, teda toetada ja tema eest hoolitseda nii headel kui halbadel päevadel, nii tervises kui haiguses ja temaga kõike jagada oma elu lõpuni. Kui see on sinu tõeline nõu ja tahtmine, siis ütle jah. Jah. Jahil on kõlanud väike kergendusohe, võib tulla meie kõigi huultelt ja teil on vaja veel anda vaid üks allkiri, mis ütleb, et enam-vähem teie mõistuse juures olles tegime selle otsuse nüüd, siin ja praegu.
seda otsust minna üheskoos läbi kõige, mis ees ootab, seda armastust, mis on teid kokku toonud. Ja edasi siit viib, jäävad meenutama nüüd sõrmused, mis te teineteise sõrme asetate, nii et ma palun, et Kustas, kas sa tuleksid ja tooksid sõrmused meile. Te võite pöörata teineteise poole ja Jalja, sa võid võtta siit sõrmuse, mis läheb Janeli sõrme. Sõrmused on sõrmes. Te olete enda poolt kõik teinud. Võite pöörata teineteise poole, vaadata üksteisele silma, võtta kätest kinni. Sest kallid sõbrad, armas perekond, kõige selle põhjal, mille tunnistajad me täna siin üheskoos oleme olnud, on nüüd mu suurim eelisõigus ja au kuulutada need 2 kaunist noort inimest seaduslikuks abielupaariks, meheks ja naiseks. Ja nüüd on sinu ülesanne suudelda oma abikaasat ja meie ülesanne plaksutada kogu südamest. Meie ees selle universumi kõige värskem abielupaar, kõige noorem abielupaar, perekond Laul teeb neile veel ühe suure aplaus.